Trump naasis Ameerika Ühendriikidesse, ajades Hiina endast välja. Reeded 15. mail 2026, kui osa meediast käsitles kohtumist kui ärivestlust, lahkus Trump lauast palju suurema üllatusega. Peking oli sunnitud eemalduma Teheranist, toetama Hormuzi väina taasavamist ja lubama, et ei saada Iraani režiimile sõjaväevarustust. Ja veelgi enam, suurendama Ameerika nafta, veeldatud maagaasi, soja ning 200 Boeing lennuki ostmist Ameerika Ühendriikidest. See pööre on karm, sest Hiinat peeti Iraani suureks majanduslikuks päästerõngaks just ajal, mil Teheran vajas kõige rohkem toetust. Trump pani Hiina sõltuvuse energiast, kaubandusest ja merelisest stabiilsusest läbirääkimiste keskmesse ning muutis Xi selliseks juhiks, kes peab valima, kas kaitsta Iraani või omaenda Hiina majandust. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Aga nüüd tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud, Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Trump pani lauale selle, mis tõeliselt oluline. Iraan, energia, Hormuzi väin, sanktsioonid, nafta ja Ameerika tööstusvõimsus. Associated Pressi andmetel väitis Trump Air Force One'is, et Hiina ostab Boeingult 200 lennukit. On võimalus, et leping kasvab veelgi. Kuigi Valge Maja ja Boeing ise pole veel tehingu täielikke üksikasju avalikustanud, avalikkuse ees näidati tseremooniat, kätlemist ja koostöökõnet, kuid hiljem tuli välja hoopis karmim toon. Trump ütles ka, et Xi lubas mitte tarnida Iraanile sõjalist varustust. Selle avalduse kajastas Guardian, kes märkis, et Trump ütles end olevat kuulnud Xi käest selles osas tugevat lubadust. Isegi Ameerika luurearuannete taustal, mis räägivad võimalikest aruteludest Hiina tootjate ja Teherani vahel. See ongi see punkt, mis muudab reisi Pekingile poliitiliseks lõksuks. Hiina ei pidanud rääkima ainult kaubandusest. Hiina seisis silmitsi ebamugava küsimusega. Kas jääda Iraani poolele lõpuni või säilitada oma energiavarustus ja ärisuhted Ameerika Ühendriikidega. Kaubanduslik pool suurendas survet veelgi. Trump ütles Air Force One'is, et Hiina ostab 200 lennukit, kus juures tellimus võib kasvada kuni 750 lennukini. Associated Press teatas, et Valge Maja pole veel kõiki lepingu üksikasju avalikustanud ja Boeing ise pole ametlikult kommenteerinud. Kuid märkis, et see oleks ettevõtte esimene suur müük Hiinale peaaegu 10 aasta jooksul. Sellest saab kohe poliitiline relv. Ameerika töökohad, Ameerika tööstus ja Peking peab tegema ruumi tugevale poliitilisele sümbolile. Reuters teatas samuti, et Trump arutas Xiga võimalust peatada sanktsioonid Hiina ettevõtetele, kes ostavad Iraani naftat. See punkt näitab läbirääkimiste kõige külmemat poolt. Washington oli karistanud Hiina rafineerimistehaseid Iraani nafta ostmise eest, sealhulgas Hengli Petrokemikali, mis on üks Hiina suurimaid erasektori rafineerimistehaseid. Pärast kohtumist ütles Trump, et teeb otsuse lähiajal. See tähendab, et ta viis Pekingisse kaasa surve ja tasu kombinatsiooni. Kui Hiina aitab Iraani kontrolli all hoida, võib ta saada leevendust. Kui ta jätkab Teherani toetamist, võib ta tunda sanktsioonide raskust edasi. Trumpi eriline üllatus oli kasutada Hiina sõltuvust läbirääkimisrelvana. Peking ostab energiat, vajab stabiilsust Pärsia lahes ja teab, et iga pikaajaline kriis Hormuzi väinas mõjutab kaubavedu, meretranspordi kindlustust, tehaseid, transporti ja inflatsiooni. Hiina peab arvutama selle vastupanu tegeliku hinna. Trump kasutas just seda nõrkust ära. Ta ei palunud Xilt lihtsalt abi. Ta pani Xi mõistma, et Iraani kriis nõuab hinnalõivu ka Pekingilt. Kui Trump naasis Ameerika Ühendriikidesse, kasvas surve Iraanile teisel rindel. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et Hamas, Hezbollah ja Hutid lõigati operatsiooni Epic Fury tõttu ära Iraani relvade varustusest ja toetusest. Admiral Brad Cooper ütles, et Iraan kulutas aastakümneid miljardeid militlasrühmituste relvastamiseks, kuid see oht on nüüd oluliselt vähenenud. See sobib kokku diplomaatilise manöövriga Pekingis. Kui Hiinat survestatakse ülevalt, siis Teherani piirkondlikud liitlasrühmitused paistavad altpoolt nõrgenenud.
selle kriisi inimhind jõudis samuti uudistesse. Levivad teated viitavad sellele, et operatsiooni Epic Fury käigus hukkus 14 sõjaväelast, lisaks 2 sõdurit ja 1 tsiviilisik Palmiras, Süürias. Ameerika Ühendriikide valitsus püüab seda ohverdust käsitleda kui osa suuremast operatsioonist, mille eesmärk on katkestada Iraani toetuse võrgustik, vähendada rünnakuid USA vägede vastu ja kaitsta liitlasi Lähis-Idas. Washingtoni sõnum on, et surve Teheranile ei piirdunud ainult sõnadega. See hõlmas sõjalist operatsiooni, sanktsioone ja nüüd ka diplomaatilist isoleerimist. Xi Jinping püüdis tuua Taiwani vestluse keskmesse, nagu ta alati teeb, kui tahab Washingtoni Pekingi jaoks kõige tundlikumas punktis takistada. The Guardian märkis, et Xi hoiatas Trumpi selles piirkonnas kokkupõrgete ja konfliktide ohtude eest ning nimetas Taiwani, Hiina ja Ameerika Ühendriikide suhete kõige olulisemaks küsimuseks. Aga Trump ei lasknud sellel teemal kohtumist domineerida. Ta rääkis hoopis Iraanist, Hormuzist, energiast, relvadest ja Boeingust. Pekingi jaoks on see ärritav, sest see võtab Hiinalt mugava positsiooni, kus saab Ameerika Ühendriikidelt nõuda ja asetab ta olukorda, kus ta peab ise ka seletusi andma. See käik avaldab otsest mõju Iraani režiimile. Teheran lootis Hiinale kui naftaostjale, poliitilisele partnerile ja võimalikule tõkkele Ameerika surve vastu. Aga pärast kohtumist hakkas Trump levitama mõtet, et isegi Peking saab aru, et Iraan ei tohi omada tuumarelva ja et Hormuzi väin peab jääma avatuks. Trump kinnitas veel, et ta oleks nõus Iraani tuumaprogrammi peatamisega. 20 aastaks, kui see kokkulepe oleks tõeline. Hiina sattus ebamugavasse olukorda, sest ta ei taha Iraaniga suhteid katkestada, kuid ei soovi ka üksi kanda ülemaailmse energiakriisi kulusid. See ongi see pööre, mis jättis Pekingi ilma puhta väljapääsuta. Ameerika Ühendriikides tuleb Trump tagasi tugeva narratiiviga oma toetajaskonna jaoks. Nüüd peaks järgmine samm hõlmama 3 suunda. Valge Maja võib otsustada, kas leevendada või säilitada sanktsioonid Hiina ettevõtete vastu, mis on seotud Iraani naftaga. Xi võib proovida esineda vahendajana, et mitte näida, nagu ta oleks lihtsalt Trumpile järele andnud. Ja Iraan peab valima, kas jätkata survet Hormuzi väinas või nõustuda karmimate läbirääkimistega. Erinevus seisneb selles, et pärast visiiti Pekingisse ei vaata Teheran enam Hiina poole sama kindlusega nagu varem. Trump naasis Ameerika Ühendriikidesse, Hiina oli ärritunud, Iraan veelgi isoleeritum ja tal oli varuks peidetud kaart, mis sai ülemaailmseks uudiseks. Mina olen Milson Alves, Global, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese Global kogukonnaga.